Head kuulajad ja vaatajad. Öeldakse, et millegi paremaks peitmiseks tuleb see asetada kõige nähtavamasse kohta. Sinna, kust otsija silm harjumuspärase hajususega üle libiseb. Niisamuti, soovides kedagi psühholoogiliselt mõjutada, on üheks järele proovitud tulemuslikuks viisiks kehastuda hädalist toetavaks tugiisikuks. Aga olles ise üheaegselt nii probleemi tekitaja, selle tutvustaja, lahenduste pakkuja kui ka vahetu lahendaja, on võimalik enese käes hoida manipulatiivsete kaartide nii-öelda täismaja. Lihtsustatud määratluse kohaselt tähendab manipuleerimine kellegi kavalat ja ebaausat mõjutamist, varjatud eesmärgiga panna teda teataval viisil tegutsema, sõltumata sellest, millised olid tema varasemad seisukohad. Tüüpilisemad manipuleerimise viisid on sundiv nügimine, valetamine või informatsiooni varjamine ning mingi emotsiooni, näiteks hirmu või kaastunde tekitamine. Seda enamasti objekti nõrkusi ja hirme ära kasutades. Kui riiklik Stratkomi aparaat käsitleb ühiskonna teatud sihtgruppe või isegi kogu ühiskonda objekti või objektidena, tähendab see üheselt ärakasutamist. Samas, kui turumanipulatsioonid on klassikalises kapitalistlikus majandusruumis seadusega karistatavad, siis inimeste eksistentsiaalsete hirmudega manipuleerimist premeerib rahvas hirmutajatele antud massiliste e-häältega. Nii ongi tekitatud kinnitamishälve, kognitiivne nähtus, mis mõjutab oluliselt seda, kuidas me informatsiooni töötleme ja tõlgendame. Eelarvamus, mis suunab meid omaks võetud seisukohtade tugevdamisele, selle asemel, et analüüsida kriitiliselt vastandlikke vaatenurki ja kujundada seeläbi oma läbimõeldud arusaam. Tähelepanu kujuneb valikuliseks ja kõik ilmnevad uued faktid pressitakse jõuga kehtestatud narratiiviga kokku sobivasse vormi. Pärast Ukrainas laiema sõja puhkemist on Eesti valitsus erameediale, sealhulgas venekeelsele, suunanud miljoneid ja miljoneid eurosid. Kuigi ametlikult teatati, et eesmärgiks oli muuta Eesti meedia sisu professionaalsemaks ja mitmekesisemaks, siis tõlkes tähendas see sihtrühmadele kohaldatava psühholoogilise töötluse hüppelist ja programmilist kasvatamist. Ajakirjandusväljaannete käibemaksumäär on vägagi soodsalt 9% ja lisaks toetab niinimetatud meediapädevuse kasvatamist ka Euroopa Liit. Eeltooduga sarnaseid suundumusi on rakendatud seejuures üle Euroopa. Kuid kas see tähendab, et meil on pakutud professionaalsemat ja mis eriti oluline, ka objektiivsemat sisu? Muidugi mitte. Lausa vastupidi. Nii on tänaseks paljastatud, kuidas isegi Ühendkuningriigi meedia kroonjuveeliks peetav BBC auditooriumi süstemaatiliselt ja raskelt pettis. Fakte väänati ja võltsiti mitte lihtsalt paljude asjaomaste kaasteadmisel, vaid laia ringi inimeste koostöös ning avalikkuse ette ei asetanud seda mitte juhtkonna puhtsüdamlik ülestunnistus ja patukahetsus, vaid vilepuhuja raport. Juhtum tuli avalikuks BBC sisekasutamiseks mõeldud memos, mille omakorda tõi avalikkuse ette ajaleht The Telegraph. Juhtunu tõttu astusid tagasi nii BBC peadirektor kui ka uudiste toimetuse juht. Pea 4 aastat on Eesti ühiskonnas taotud igapäevaselt sõjatrummi ja köetud hirmu. Sõjaga on alanud ja lõppenud kõik meie päevad, sõjahüsteeria on olnud meie virgutus võimlemine ja unejutt. Koolist koju või huviringi jalutavad lapsed on pidanud mööduma hiigelplakatitest, mis kujutavad nende varemeteks pommitatud kodusid. Stratkomi programmilise tegevuse tulemusel ajas sõjahirm oma juured sügavale Eesti ühiskonda. On väga küsitav, kas valitsusel on põhimõtteliselt voli oma rahvas hirmu üles kütta. Minu hinnangul ei ole. Aga isegi vastupidisest eeldusest lähtudes tuleb tõdeda, et nagu Eestis kombeks soolati taaskord sellega korralikult üle. Ka emeriitprofessor Marju Lauristin oli sunnitud tunnistama, et Vene ohuga hirmutamine oli suunatud läänele, aga kahetsusväärselt põrkas see tagasi oma rahvale. Eestis ülevaimendati ohtu ja hirmu, selle asemel, et anda inimestele usk ja lootus. Ja sellel olid tõepoolest kurvad tagajärjed. Samal ajal, kui rahva hoiupõrsaste purustamisest tehti suur edulugu, kanti hällid mitte enam pööningule, vaid otse jaanitule asemele. Investorid asusid riske maandades varasid Eesti riigist välja liigutama, märkimisväärne hulk peresid kolis ära välismaale või asus selleks ettevalmistusi tegema. Omaenese võttes selili kukkuma Stratkomi aparaat vahetas aga käiku ja muutis tooni. Muidugi mõista ei eksinud süsteem. Süsteem ei eksi teatavasti kunagi. Ühe vea teise otsa tegid ikkagi eraldi võetult inimesed, seletati meile.
Kui Riigikontroll tuvastas karjuvad vajakajäämised Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamises ja laoseisudes, oli kantsler Kaimo Kuuse arvates vastatav kogu kaitsesektor. Selline soodne, vastutust välistav lähenemine osutub aga pahatihti nakkavaks. Ka Kaitseväe juhataja Andrus Merilo, kes varem jutustas Eesti inimeste välismaale evakueerimise vajadusest, sai uue hingamise ja selgitas, et meie ebakindlus on tegelikult meie endi võimendatud. Kes kardavad? Inimesed kardavad. Kes tegi? Ise tegi. Ja skisofreeniline luul meedia mõjust on nagu trafaretne lastejutt kapikollist, keda teadupärast ei ole. Nagu paljud ehk teavad, ütles riigivanem Konstantin Päts oma 1934. aasta riigipööret õigustades, et Eesti rahvas on haige. Aga et teda saaks ravida terveks, selleks tuleb sümptomid esile tuua. Paistab, et ajalugu kipub korduma. Vähemalt püsivad muutumatuna võimu juures olijate hinnangud. Võttes rahva rasket haigust tõsiselt, palkaski Riigikantselei digiajakirjanik Henrik Roonemaa inimestest sõjahirmu vähendama. Tehnoloogiaeksperdi lähenemine on oma lihtsuses iseenesest geniaalne. Kui enne keerasime jõuliselt vinti peale, siis nüüd krutime seda vaikselt vähemaks. Nagu eespool mainitud, olles ise üheaegselt nii probleemi tekitaja, selle tutvustaja, lahenduste pakkuja kui ka vahetu lahendaja, on võimalik kontrollida manipulatsioonide täispaketti. Ja tohutu suurt Stratcomi ressurssi käsutav riigiaparaat saab selles suletud süsteemis etendada neutraalse tugiisiku rolli. Nüüd uuribki Riigikantselei koos oma värske tehnikuga, kuidas ikkagi Eestis see ärevus tõusnud on ja mida teha, et inimeste enesekindlus ja tegutsemistahe taas kasvama panna. Tõesti, kuidas küll see ärevus tõusnud on? No mine võta kinni. Tänavu augusti lõpus avaldas Eesti Ekspress mahuka artiklite sarja sõjahirmust Eestis, mille autorite hulka kuulus ka Henrik Roonemaa vend, tuntud stratkommar Holger Roonemaa. Pole välistatud, et venna pikaajaline kogemus propaganda eesliinilt leiab taas kasutust. Aga kui mitte, siis parema puudumisel saab sõjapsühhoosi tekitamises ja levikus alati Kremlit süüdistada. Kuna teadusliku hirmutehnoloogia postulaatide väljatöötamisega läheb veel aega, domineerivad vahepeal meie täieliselt vabas meediaruumis endiselt tuttavad nimed. Paljuski ise hakanud poliitilised hipster-eksperdid, kes uute konkreetsete jutupunktide puudumisel räägivad vastu mitte ainult üksteisele, vaid ka tasapisi kuju võtvale uusnarratiivile. Ja mis kõige hullem, ka iseendale. Siiski on positiivseid üllatajaid. Näiteks Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu nõustub, et sõjahüsteeria on Eestis probleemiks. Ta näeb, et inimesed on ilmselgelt murelikud, kuivõrd kogu meedias on tekkinud kuvand vältimatust sõjast Venemaaga. Lahtiseks on jäetud üksnes selle algus ehk ajaline perspektiiv. Stoicescu rõhutab, et avalikkus peab olema adekvaatselt informeeritud, kuid tähtis pole mitte ainult see, mida räägitakse, vaid ka see, kuidas seda tehakse. Levinud väide, et Venemaa tingimata ründab NATOt ja et see on ainult aja küsimus, on Stoicescu sõnul heal juhul oletuslik ega põhine faktidel. Siinkohal tahaks aga öelda stopp. Stoicescu sõnumi vormistusega saab vaid nõustuda. Samas ei ole aga sünnis rääkida viisil, nagu oleks üks või teine kuvand meedias kuidagi ise või juhuslikult tekkinud. Ei ole lihtsalt tekkinud, on tekitatud, teadlikult ja tahtlikult tekitatud, eesmärgiga selle kaudu avalikkusega manipuleerida. Kusjuures tekitajatel on otsinguga tuvastatavad nimed. Seetõttu on asjakohane reservmajor Heino Märksi viide Gerassimovi doktriini ühele osale. Sõjahüsteeria tekitamisele vastase halvamise eesmärgiga. Ning iga kord, kui valitsus sõjaga ähvardades maksutõuse põhjendab, võib seda lugeda Gerassimovi doktriini õnnestunud psühholoogiliseks operatsiooniks. Niisiis tuleb hüsteeriaõhutajatelt küsida, kes neile palka maksab, kelle heaks nad töötavad. Üks väheseid, kes mõistuse häälega kohe üldse ei resoneeru, on mitte ainult Slava Ukraini, vaid ka Propastopiga seotud sõjapistrik Ilmar Raag. Ta on nimelt kindel, et isegi kui meedia ööpäevaringse sõjapromo lõpetaks, kirjutaksid inimesed sellest sotsiaalmeedias ikkagi ja nõuaksid valitsuselt reageerimist. Raagi arvates oleks ainuke töötav lahendus mitmete julgeolekutegevuste viimine rutiiniks, nii et inimesed ei märkakski neid enam. Kas pole nutikas? Vaikselt, hiilivalt ja märkamatult, aga kõikjal ning kogu aeg meie ümber. Ehk läheb seis siis paremaks. Lühidalt,
keskpanga digivaluuta kombinatsioonis siseministeeriumi kukkumiskaameratega. Raske oleks vaielda vastu Jaak Madisonile, kes mainib praeguse hüsteerilise olukorra põhjustajana osade erakondade ja poliitikute soovi koguda odavat populaarsust. Kuidas see just nii toimib, seda olen Riigikogus näinud iiveldama ajavas koguses. Vaieldamatult suurimat rolli on selles mänginud Reformierakond, mis varjamaks oma käpardlikkust majandus-, maksu- ja energiapoliitikas on tekitanud hirmu õhustiku ja käsitlenud julgeolekut odava populistliku instrumendina. Traagiliste tagajärgedega Eesti kaitsevõimele lõppes aastaid kehtunud juhtimiseksperiment Kaitseministeeriumis, mille juhtkonna võtmerivistusse määrati eelistatult kogenematuid noorukeid ja õrnema soo esindajaid. Rõõmustamiseks pole põhjust andnud ka hüperaktiivse suhtekorraldusega tegelenud kaitseväe juhatajad. Kui Martin Herem kaotas pea Facebookis ja erinevates foorumites, siis nüüd tundub, et ka kindral Merilo on liikunud sisepoliitiliselt õrnale jääle. Nii mõtiskles ta hiljuti, et Eestis kõlab liialt palju sõjahüsteerikute hääl ning liiga vähe on konstruktiivset ja adekvaatset arutelu praeguse julgeoleku olukorra üle. Väites, et inforuumis on puudu adekvaatsusest, viskas poliitkokkuleppega valitud kindral kinda mitte ainult kaitseministrile, vaid ka peaministrile ja mis vast kõige huvitavam, ka presidendile. Mäletate ju hästi kõiki neid jutte sõjas olemisest, surumisest, rebimisest ja sandistamisest. Aga kindral ei halastanud iseendalegi. Tema kinnitusel tuleb üle vaadata kaitseväe roll ühiskonna teadlikkuse parandamises, sest praegu oleme selles narratiivide konkurentsis sõjahüsteeriale alla jäänud. Oodake, aga kes me? Ja alla jäänud siis kelle loodud hüsteeriale? Iseenda. Nagu hinkus vendade Strugatskite romaanis Hukkunud alpinisti hotell, eks ole? Ta tuli otse minu peale. Te ei usu mind, aga jumala eest. Ma ise tulin endale peale. Ülemaailmse tuntusega ajakirjanik Tucker Carlson on öelnud, et arvestatav osa sellest, mida me teleuudistest näeme või päevalehtedest loeme, vastabki objektiivselt tõele. Õigemini, tegemist on sellise infoga, mis läbiks edukalt meediakanali enda faktikontrolli. Aga see muidugi ei tähenda, nagu oleks meile esitatud info puhas tõde. Staažikas ajakirjanik hoiatab, et vaatajaskonna ette toodud uudised on tihti fundamentaalselt eksitavad ning seda kõige salakavalamal ja reetlikumal moel. Nimelt hoitakse teatud olulisi fakte taotluslikult varjus. Ning mitte üksnes fakte, vaid ka üliolulisi vaatenurki ja infot, mis avaks käsitletavate teemade laiemat konteksti. You often hear people say the news is full of lies, but most of the time that's not exactly right. Much of what you see on television or read the New York Times is in fact true in the literal sense. It could pass one of the media's own fact checks. Lawyers would be willing to sign off on it. In fact, they may have. But that doesn't make it true. It's not true. At the most basic level, the news you consume is a lie of the stealthiest and most insidious kind. Facts have been withheld on purpose, along with proportion and perspective. You are being manipulated. How does that work? Let's see. If I tell you that a man has been unjustly arrested for armed robbery, that is not, strictly speaking, a lie. He may have been framed. At this point, there's been no trial, so no one can really say. But if I don't mention the fact that the same man has been arrested for the same crime 6 times before, am I really informing you? No, I'm not. I'm misleading you. And that's what the news media are doing in every story that matters, every day of the week, every week of the year. Lühidalt kokkuvõttes meiega manipuleeritakse ulatuslikult, külmalt, kavalalt ja süstemaatiliselt. Ei peaks vast ütlemagi, et lavastusliku sõjahirmu üleskütmine ja sellele järgnev maandamiskampaania on ühe ja sama manipulatsiooni erinevad faasid. Nüüd toimub tekitatud trauma kinnistamine. Me valdavalt teame või vähemalt aimame seda. Ja ometi laseme sellel sündida. On jahmatav, et ühiskonnana oleme loovutanud oma riigi inimestele, kellele eraviisiliselt ei laenaks isegi jalgrattapumpa. Täna käsitletud teema juurde tulen tagasi oma järgmises kommentaaris. Tänaseks aga tänan teid vaatamast ja kuulamast ning kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!